Nüüd Agust edasi saab sõnajärje endale Mart Mägi. Mart on juhina mind väga kõnetanud sellega, et ta on väga kiire juht. Aeg, mida hetkel väliskeskkonna mõju meile seab, on ilmselgelt kiirete muutustega hakkama saamine, nende kohandamine oma töölauale ja neist ka läbi tulemine. Kiire juhtimine võib väga tihti kaasa tuua ka väga kiirelt soovi otsustamisest, mis on juhi üks peamisi tööriistu, kõrvale astuda. Aastal 2012, kui ma teie ees modereerisin, oli parasjagu Tartu Ülikooli teadlastel käsil juhtide otsustamise tüüpe kirjeldav ja mõõtev uuring. 2013 tulid nad tulemusega lauda ja kui lubate, siis peegeldan 2 sõnaga. 354 juhti ja vahejuhti osalesid uurimises, kus oli 33 küsimust. Paneel oli esinduslik. Me küsisime, millist tüüpi otsustaja sa oled, aga tegime seda moel, kus me liitsime 2 väga selget telge, mis otsust mõjutavad. Ratsionaalne ehk kaalutlev pool ja irratsionaalne ehk vaistlik pool. Ehk julgelt küsisime välja, kui palju sa siis intuitsiooni ehk oma kõhutunnet või seljaaju kogemust ehk et seda miskit oma sees kasutad otsuste tegemisel ja kui palju sa siiski ütled, et vaid kaalutlevad numbritele ja Excelile tuginevad otsused. Ja teate, mis välja tuli? Kui me asetame nii-öelda, paneme siis nii, et parem mõttes, või ma võin ka paberile siia joonistada. Kui telg, mis läks paremalt vasakult paremale ja oli siis kaalutlev ehk ratsionaalne otsustamine. Ja telg, mis viib alt üles, näidates puhtalt siis seda irratsionaalset ehk vaistlikku otsustamise telge, siis siia tekkisid 4 kvadraati. 4 kvadraadis olid vältivad otsustajad, kaalutlevad otsustajad, vaistlikud otsustajad ja siis, kui kasutati nii kaalutlust kui vaistu, siis paindlikud otsustajad. Ja nüüd ma küsin teie käest, ma võin siia isegi kirja panna vältiv, kaalutlev, vaistlik ja siia siis paindlik. Küsimus saalile. Millist tüüpi otsustajaid on Eesti juhtide ja vahejuhtide seas 2013. aastal tehtud 354 juhi paneelis kõige enam? Millist tüüpi, kas vältivaid, paindlikke, kaalutlevaid või puhtalt vaistu pealt minejaid? Peale kriisi. Mida on kõige rohkem? Palun ühe vastuse, mis jääks kandma. Tahaks arvata mida? Paindlikke? Tahaks arvata? Tahaks arvata? –32% juhtidest sattus kvadraati, mis on vältiva otsustusstiiliga juhid. Kas lükkan edasi? Kas kogun veel lisaandmeid ehk püüan veel ühe arvamuse lauda? Kas põletan aega ja kutsun kokku suure koosoleku, kus mitte midagi ei juhtu ja lähema 2 tunni jooksul? Jaa. Peale vältivat 27% vastanutest oli paindlike juhtide osakaal ja siia siis vastavalt 18 ja 17. Mõtlemise koht, kas meil on aega vältimiseks või kui aega ei ole, kuidas kiire juhina tegutseda ja kuidas kiirelt tulemust juhtida ja luua. Ma palun lavale Mart Mägi. Ja Mart, sinule samamoodi küsimused sinu ettekande lõppu, eks? Ja. Hästi, aitäh! Nii, tere hommikut. Mikrofon on sees. On kosta, ei ole kosta. Nii, tere hommikut. Tere!
no näed, tuli, tere! Teate, mul on selline suur rõõm kohe olla siin, et nii suure juhtide ees, ma arvan, et ma olen lausa mitu korda olnud, aga mitte kunagi ei ole olnud ma selliste juhtide, kelle peal on nii suur vastutus ees. Nii et minu jaoks Eesti ettevõtted, uskuge mitte, nad kipuvad olema ikkagi niisugused väiksed ju. Kui me võrdleme ühe kooliga, siis Eesti ettevõte on väike. Eesti keskmise ettevõttes on kusagil umbes selline 100 töötajat. Keskmises koolis on ju, kuulge, palju rohkem. Nii et teie käes on ju palju suurem vastutus, kui on tavalistel ärijuhtidel. Aga aitäh, Agu! Agu rääkis oma loo või läbi oma prisma, kuidas tema on kokku puutunud nende probleemidega, meeskonnaga ja muutustega. Mina räägin teile oma loo. Minu lugu on teistsugune lugu. Mina olen teistsugune juht. Mina olen selline juht, keda kutsutakse siis, kui on asjad, tuleb välja jamasti või on vaja midagi teha kiiresti. Ja ma ka ma siis teen selle jama ära ja kiiresti ära ja ma siis lähen jälle edasi . Aga kõige naljakam on see, et mind on kutsutud mitu korda ja samasse ettevõttesse. Ma ei tea, mis siis on . Et ma ei ole aru saanud ka, et kas siis kogu aeg läheb jälle jamaks kätte või mis see siis on, aga nii on juhtunud . Ja see, mida ma tahan teile täna rääkida, on siis natuke sellest, et kui ma nendes ettevõtetes olen või asju muudan, et mis siis minu jaoks on olulised. Aga enne seda, kui ma hakkan rääkima sellest, tahaks rääkida sellest, kuidas tänane üritus ka algas, et esimene juhi kogemus. Ma mõtlesin ka selle peale, teate, ja ma ütlen ausalt, et minu jaoks esimene juhi kogemus tuli minu vanaisast. Minu vanaisa oli koolijuht. Ja ta oli 80-aastane, ülivitaalne. Füüsiliselt väga heas vormis. Iga hommikul tegi kell 6, oli tema kohe ringi peal, surus igaühel kätt personaalselt, eks ole, kui tulid kõik. Ja vaimselt. 80 pluss täiesti vitaalne. Ja teate, lapsena mõtlesin, issand, kui vahva, et vanaisa selline, et mängu oos ja asi, et ma tahaks ka siukene olla. Ja siis ma tegelikult kehtestasin enda jaoks selle, et jah, kui ma tahaks olla ka juht nagu tema. Ja tegelikult, kui aus olla, siis teie olete ju väga paljude inimeste jaoks kõige esimesed juhid, keda inimesed näevad. Teist sõltub see tegelikult, kas meil on tulevane hea peaminister või linnapea või president. Sest tegelikult ametina, juhi ametina nad näevad teis ühte esimest juhti. Minul oli õnne, mina nägin oma vanaisas ka veel seda . Aga teate, siis ma mõtlesin, et ma tahaks 80-sed ikka olla samasugune vana. Et pea lõikav ja et kogu aeg oled heas vormis. Siis sa kehtestad reeglid. Reeglid enda jaoks, millest ma täna väga palju ei räägi, aga reeglid selleks, kuidas teha head äri. Ja selleks, et seda head äri teha, tegelikult piisab ainult väga vähestest asjadest. Väga vähestest oskustest või teadmistest, aga oluline on see, et nendele tuleb pühenduda. Ja see, mille taustast mina teile räägin, et millele pühenduda ja kuidas pühenduda, ma siis korra ütlen ka, et mis on need ettevõtted või asutused, sest kõik ei tea, ei tunne ju, kus ma olen toimetanud. Sest minu roll ei ole ka see, et olla kogu aeg eesliinil ja meedia selfisi teha. See ei ole ärijuhtide tava, et teha selfisi. Aga küll on ärijuhtide kord või kohus tegelikult teha nendest head ettevõtetest häid ettevõtted. Selliseid, mis meeldivad klientidele, meeldivad meeskonnale, meeldivad riigile, meeldivad kõigile. Ja siin on väike kogumik nendest, mis on minu kogumikus olnud juhina. Täna need asutused, kus ma olen siis nõukogu liikmena, ei piirdu see Tartu Ülikooli sihtasutusega,
see lihtsalt oli teile natukene huumorirubriigiks siia pandud tiitli mõttes. Tegelikult on ju ka Nukuteater näiteks või Tallinn Filmi oleks võinud panna või Tallinna Vee või mõne muu ettevõtte. Aga lihtsalt need on need kogemused ja nende kogemuste pealt ja nende ettevõtetest ma tahan rääkida oma lugusid teile. Selleks, et neid lugusid rääkida, ma meelsasti looks veel teile ka fooni. Fooni selles mõttes, et mis siis on need oskused, teadmised, millega võiks nagu pühendunult tegeleda. Ja üllatust. Üllatus minu jaoks see, et Margitiga kokku leppides 8. kuupäeva, siis natukene paar päeva hiljem otsatas mulle postkasti teadet. Mart, meil on sinu abi vaja, kuna haridusjuhtidel on võeldud välja kompetentsimudel. Haridus-Teadusministeeriumi kompetentsimudel, teie saate seda jaanuarikuus, enamus on registreerunud, et ma saan teile teha üritusele promo. Kohad on täis Tallinna omad kahjuks, te peate minema teise linna, kui tahate minna. Aga miks ma sellest räägin, on see, et üllatav minu jaoks oli see, et kui ma selle kompetentsimudeli avasin, siis nägin ma seda, mida ma tahtsin teile rääkida. Nimelt selles kompetentsimudelis on öeldud kompetentsid, mis on ääretult kriitilised iga juhi jaoks. Need, mis on sulgudes, need panin ma sinna ise. Ehk tegelikult igalt juhilt oodatakse, mida? Oodatakse seda, et ta on üks megainnovatsiooni juhtija. Ta on visionäär. Ta loob oma ettevõtte jaoks visiooni. See on juhi üks roll. Teine, meeskonnajuht, liider. Agu juba tõi väga häid näiteid sellest, ma toon veel teile, et meeskonnajuhtimine ongi see tegelikult üks ju võiks öelda, et põhiroll. Aga veelgi enam, teile iga õpilase arengutoetaja. Mida see tähendab ärikontekstis tavaliselt? Tähendab see kliendikesksust. See tähendab seda, et me peame looma organisatsiooni, mis tegelikult on suunatud ja aitab klientidel lahendada nende vajadusi. Tulemuspõhine juhtija ehk strateeg peate saavutama tulemusi, sest kahjuks meil võivad olla mega head kompetentsid. Kui me tulemusi ei saavuta, kes mäletab teist, kolmandat, neljandat? Keegi. Agu oleks täna 5, 6 advokaadibüroo, ma ei tea, kas sind kutsutakse, võib-olla ei kutsuta. Sihuke see elu on kahjuks. Ja tegelikult, nii huvitav, kui ole teie kompetentsis, on kirjas eduloo tutvustaja. See on tegelikult kompetents, mis on tänases muutuvas keskkonnas muutunud aina kriitilisemaks. Isiklik mõju on tegelikult see, kuidas me seda ärikeeles räägime. Sa pead tegelikult suutma luua sellise energia, et see meeskond, see tulemus tuleb. Ja tegelikult see energia kanduks üle sinu klientidele, sinu partneritele. Aga selleks, et mitte nendes asjades nii üldsõnaliseks rääkida, et ma räägin teilest mõned näited. Aga innovatsioonist peale kõigepealt. Minu jaoks innovatsioon ei ole IT-innovatsioon. See on üks asi, millega kindlasti järgmine esineja lükkab mul selle ümber jälle, et tuleb nagu natuke IT-d ka sisse, eks ole. Minu jaoks innovatsioon on kõik, mis muudab meie keskkonda paremaks. Innovatsioon tegelikult võib olla imelihtne innovatsioon. Ma toon teile parima innovatsioonilise näite, mida ma tean haridusmaastikult viimasel ajal. Kool, kus mul üks laps õpib, teatas, et nendel iga neljapäeva hommikul hakkavad tund aega hiljem. Tund aega hiljem. Kõik. Miks? Põhjendus väga lihtne. Kooli juhatajal on soov oma õpetajatega veeta koos 1 tund nädalas. Nendega rääkida, nendega suhelda. Saadav lõpuks nad nagu ühel ajal kokku. Te kujutate ette, milline oli lapsevanemate meelepaha. Logistikad, kõik muud asjad. Uskumatu, eks ole. See koolijuhil oli piisavalt, kuidas öeldakse, ma ei hakka ütlema mida, aga ta tegi selle ära ja respekt, kõik lapsevanemad respekteerivad, sest tegelikult nad saavad aru, et see on
ka väike innovatsioon, mis viib seda kooli edasi. Need on pisikesed asjad. Räägin teile äriloo. Ärilugu oli see, kuidas me tegime Hansapanga varakindlustust. Hansapanga varakindlustust me tegime nii, et kui muidu varakindlustust tehakse nii, et kutsutakse igast majandusmatemaatikud, aktuarid, kes kirjutavad tooted. Ilus toode, hästi palju, kui te võtate nagu toote, tavalise toote, kindlustustoote, hästi palju välistusi. Seda ei tohi teha. Või noh, ütleme, kui seda teete, siis see kindlustuskatte ei kehti ja teete seda, siis ka kindlustuskaitse ei kehti ja teete seda, siis ka kindlustuskaitse ei kehti ja no nii see elu on, eks ole. Mis meie tegime tagurpidi. Me ütlesime nendele kindlustuste aktuaarid, et vaadake, et te küll teate sellest jule palju, aga te täna ärge sellega tegelege. Täna teie oodake. Siin on turundusinimesed. Teie kirjutage toode. Kirjutage selline toode, mis mahub ühele lehele. Ühele lehele. Nad tegid toote, võtsid, kopeerisid muidugi jälle. No, elamus innovatsioonis käib ka läbi kopeerimise. Kopeerisid, sel ajal oli USS-il või USS oli sel ajal, oli kodukaitse, 1 2-toaline korter 20 €, 3-toaline korter 30 € ja nii edasi. Kindlustustoote samasuguse. Üks leht, ühtegi välistust pole, 1-toaline maksab nii palju, 2-toaline maksab nii palju, 3-toaline maksab nii palju, kõik saavad aru. Muret, on ju. Lihtne. Tegime teise otsuse veel muidugi. Otsustasime, et me ei müü seda toodet mitte kusagil mujal kui ainult ühes kanalis. Väga lihtsad otsused. Täna see kindlustusselts on Eesti kõige suurim kodukindlustus. Et see innovatsioon tegelikult hakkab sellest lihtsast julgusest teha lihtsaid asju. Ja sagedasti tulebki innovatsioonist teha hoopiski lihtsustusi. Ma saan aru, et hariduseks on väga palju reegleid, nõudeid, kordi, kõike muud. Vaadake, see innovatsiooni algus ongi see, et kuidas vaadata nendest reeglitest natukene nagu mööda. Aga nii, et sa nagu jälle vastaksid nendele reeglitele. Just tegelikult, kui te nägite nüüd, hea lugu oli, just ilmus veidi aega tagasi. Nokia endiselt juhilt Ollilalt küsiti, eks ole, et mis siis läks valesti? Et mis läks valesti või kas läks midagi valesti? Ja vastus oli hea, et ei läinud valesti, me nagu jälgisime kõiki reegleid. Vaadake, see ongi see, et selleks, et teha midagi enamat, ei piisa ainult jälgida kõiki reegleid. Ehk see, mida mina klassikaliselt teen, ongi, kui ma lähen jälle ettevõttesse, ma vaatan, milliseid reegleid järgitakse. Õpin neid, natuke tuleb õppida neid, alati. 3 kuud, 6 kuud õpid. Vaatad, milliseid reegleid järgitakse. Vaatad, millised reeglid on need, mis hoiavad seda organisatsiooni koos. Aga millised reeglid võib tegelikult, vabandage väga, aga muuta. Kas te 2 prae lugu teate või? 2 jõuluprae lugu teate? Ei tea või? 2 jõuluprae lugu on lihtne lugu. Noorpaar, jõulud on kohe tulemas, noorpaar tuleb, teate, ja õhtul tuleb, härrasmees siukene, noor tuleb õhtul koju ja kaasa on teinud jõuluprae. 2 jõulupraadi. 2 jõulupraadi. Küsib siis kaasa käest, et kuule, et miks on täna meil 2 jõulupraadi? Et ootame külalisi või on mingi spetsiaaliüritus, et on 2 jõulupraadi nagu. Ei, ma ei tea tegelikult. Ma tegin sellepärast, et mul ema teeb kogu aeg 2 jõulupraadi. Meil on iga aasta tehtud 2 jõulupraadi. Aga miks ema teeb? Ma ei tea, lihtsalt niisugune traditsioon, et helistame emale korraks, küsime. Helistame emale, kuule ema, et miks sa teed 2 jõulupraadi kogu aeg? Ma ei tea, miks ma teen 2 jõulupraadi, et see on niisugune ilus traditsioon, meil komme nagu, et 2 jõulupraadi, et võib-olla tuleb külalisi, võib-olla ei tule. Aga et ma ka täpselt tea, ma helistame vanaemale, õnneks see vanaema elus, eks ole. Vanaemale, et kui vanaema, et miks 2 jõulupraadi? Ei mis 2, sellepärast mul nii väike ahi, Ega need asjad nii ongi. Nii on iga ettevõttega, eks ole, et
et muidugi, mida kauem sa selle kahe ajuga toimetad, seda keerulisem on seda asja muuta, aga ja sellepärast mõnikord on hea kutsuda kedagi, kes vaatab värske pilguga seda innovatsiooni tegemas. Aga lähme edasi, innovatsioon on ainult üks osa sellest, et teha midagi head. Meeskond. Meeskond on väga-väga oluline, me kõik teame seda, eranditult. Minu lugu, mida ma tahan tegelikult meeskonnast teile rääkida, on natukene mõnes mõttes kurb lugu. Miks ta kurb on? Tegelikult selle loo peategelane on tänaseks kahjuks meie seast lahkunud. Ta lahkus lennuõnnetusega ja sõitis ise, nagu ikka, juhid on hulljulged ja üritavad ise nagu piloteerida kõrgel pilvepiiril. Temaga seda tegi ja kahjuks selle lennuõnnetusega sai surma. Aga tema oli minu Amservi Läti esinduse juht. Suurepärane mees. Meil olid tulised vaidlused praktiliselt iga kord. Mida ma mäletan temast oli kindlasti see, et ta tegi täpselt samamoodi nagu mu vanaisa. Iga hommikul eranditult, kui ta tuli tööle, ta läks ja surus kätt igal oma tehnikul, automaalril, hooldusjuhil, müüjal, kõigil. Eranditult. Ta tundis kõiki neid, viimse kui detaili. Ta oli uskumatu selles mõttes. See, miks ma teile seda räägin, on see, et meil oli üks tuline vaidlus temaga. See tuline vaidlus oli see, et kumb asi tuleb ennem? Kas edukas ettevõte või edukas meeskond? Mis te arvate, kumb tuleb ennem? Kumb tuleb ennem? Meeskond ikka, jah. Tuleb küll, jah. Vaadake, seal on niisugune naljakas omadus on sellel asjal, et kui on edukas ettevõte, siis sinna edukasse ettevõtte tuleb veel rohkem edukaid inimesi. Nad armastavad seda edukat ettevõtet. Neile tekib nagu arusaam, et ohoh, see on huvitav, see on atraktiivne. Aga selleks, et olla edukas sagedasti, ei ole kahjuks võimalik, et kõik need edukad inimesed on koos ja mitte midagi ei muutu. Ehk tegelikult see, mida Agu ütles, rasketel aegadel eriti, sa pead olema suuteline saatma kedagi ära ka. Ja mitte ainult rasketel aegadel, vaid tegelikult kogu aeg pead sa aru saama, kas see meeskond on selle ühise eesmärgi nimel pühendunud ja koos. Ja see on väga keeruline. Aga see Kundarsi, nagu Kundars Veterinars oli tema nimi, see tema oskus nagu näha igas inimeses inimest, siis sõltumata sellest, et ka tema pidi tegema neid raskeid otsuseid, siis ajal, mil oli kriis Eestis ja Lätis veel suurem kriis kui Eestis, siis tema meeskond oli üks väheseid meeskondi, kes tegi meile meeletult positiivse tulemuse. Teeb seniajani Amservis kõige paremat tulemust. Sellest edasi tulemusjuhtimine. Tulemusjuhtimine on üks selline huvitav asi, et mõnes mõttes, vähemalt mehed, me kõik armastame mängida. Alakab sellest peale, et lapsepõlves me mängime legodega või mingite autodega. Ja sealt edasi, kes teeb siis, hakkab sporti tegema ja kes teeb rohkem sporti ja kes teeb muud moodi, et tegelikult mõnes mõttes me võtame ka kogu seda äri natuke mängulisena. Aga selle mängu juures on üks asi, tahame seda mängu võita. Nüüd on küsimus, et mis on võit? Et mängu võit on tegelikult ju tunnustus. Ja küsimus on see, et milline tunnustus teile kõige rohkem korda läheb? Kas see on tunnustus omanikelt, koolipidajatelt? Kas see on tunnustus teie õpilastelt, kes tulevad, annavad lilli? Kas see on tunnustus laste vanematelt, kes ütlevad väga hästi siin koolis asjad korraldatud? Kelle tunnustus on see, kes teie arvates on see kõige õigem tunnustus?
mis kõige rohkem läheb hinge? Mis te arvate? Mis läheb teile kõige rohkem hinge? Koolipidaja või? Kui koolipidaja ütleb, et te olete head tööd teinud, lapsevanem või? Õpilased, keegi ütleb õpilased, kellegi lapsevanem. Teate, mina mõtlesin, et kui mina oleks see koolijuht, kelle nagu tunnustus mulle nagu hinge läheks. Ja teate, ma ei suutnud samamoodi välja mõelda hästi. Tegelikult aus vastus on ka nagu natuke see, et kui ma olen äris, mulle lähebki korda nende kõigi tunnustus. Mul läheb korda see, et mu meeskond ütleb, et kuule, et meil on väga hea tiim. Mul läheb korda see, kui kliendid tulevad ja ütlevad, et väga hea, super teenindus, tõesti lahe. Mul läheb korda see, kui omanik ütleb, et sa oled head tööd teinud, et siin on väike boonus ka. Ikka läheb korda ju, on ju. Et miks me seda tulemust teeme või soovime teha, ongi see, et on erinevad tunnustused. Ja kindlasti ma loodan ka, et ka teie saate oma tunnustuse. Kersti Kaljulaid kindlasti tuleb, üks minu kunagine meeskonna liige muide, tuleb kindlasti. Ma arvan, et mõne aasta pärast, kui te neid juhtimiskompetentsi veelgi olete arendanud, tuleb ja surub kätt, et te olete maailma parim haridusjuht. Ja see tunnustus läheb korda. Et see tulemuse tegemine, vaadake, see ongi ülilihtne, kui te mõtlete selle peale, et mitte sellepärast, et te seda teete ainult tunnustuse pärast, aga te teete seda sellest hingest lähtuvalt. Et tegelikult ma panen alati kogu oma energia sellesse ettevõttesse või sellesse kooli, kus ma olen. Ehk tegelikult tulemuse pärast ei maksa ka üle muretseda. Kuigi te nägite eelmisel slaidil oli see, et nagu juhid reeglina muretsevad rohkem tulemuse kui protsessi pärast. Siis mina isiklikult ütlen veelgi enam, et kui te teete asja pühendunult, siis see tulemus tuleb alati. Lihtsalt küsimus on natukene, millise ajaga see tulemus tuleb. Kas ta tuleb aastaga või 3 aastaga või 5 aastaga, aga kui teil on see visioon, viige see pühendunult ellu. See tulemuse juures üks asi, mis ma alati tahan rääkida, on see, et see on Jack Welch, kes on öelnud ühe huvitava mõtte selle tulemuse koha pealt, et nii nagu seal oli niisugune kvadraadid, nagu 4 kvadraati, siis tegelikult võiks ju mõtteliselt tõmmata samasugused kvadraadid ja öelda, et on juhid, kellel on tulemused, väga head tulemused. Ja on juhid, kes on hingestunud oma väärtustelt. Ja nüüd, kui te mõtlete neid kvadraatide peale, et on olemas neid juhte, kellel tulemusi ei ole, väärtusi ei ole. Nendega on lihtne. Sa saadad nad ära. On need, kellel on väärtused, ehk nad teevad tõesti nagu seda nende erinevate eesmärkide pärast. Ja neil on ka tulemused. Need on suurepärased. Neid sa tõstad aina kõrgemale. On need, kellel tulemusi ei ole, aga väärtused on. Neid sa tegelikult aitad. Mentorid, coachid. Kui need tulemused tulevad, tuleb natukene aidata neid selle tulemuse peale suunata. Aga mis te teete nende juhtidega, kellel tulemused on, aga väärtusi pole? See jääb teile koduseks ülesandeks. Midagi jääb koju ka jääma, see on kõige raskem. Aga mida ma tahan sellega öelda, on see, et tulemus ei ole kõik. Tegelikult asju tuleb teha ka lähtudes väärtustest. Äriinimesed, nii nagu koolijuhid, haridusjuhid või haiglate juhid näiteks, asju ei tehta sellepärast, et tahame raha teha ainult. Ei. Asju tehakse selleks, et on mingi vajadus,
mida tahetakse lahendada. Ilma selleta ei tekiks innovatsiooni, ei tekiks tegelikult head tulemust. Viimane, millest ma räägiks teile, on mul veel natukene aega. Selge, on lugude rääkimine. Lugude rääkimisest mul on tegelikult võib-olla ainult 2 lugu ongi. Üks on see, et lugude rääkimine on tegelikult oskus ja kunst. See on tänasel ühiskonnas ääretult vajalik kunst. Mina õppisin oma esimese loo selliselt vahvalt inimeselt nagu Põltsamaa Felixi kunagine juht Andres Köörn, kes tegelikult rääkis mulle ühe loo distsipliinist. Ja ma räägin ka teile selle loo distsipliinist, sellepärast et tegelikult, olgem ausad, ilma distsipliinita ka ei sunni suurtes organisatsioonides ju tulemust. Ja tema rääkis hea loo, et tema lugu oli selline, et kui ta kunagi läks sinna Põltsamaale, siis tema ei saanud kuidagi aru, et kuidas inimesed kogu aeg nagu võtavad ja viivad traktori näiteks õhtul koju. Te mingid teevad kodutööd selle traktoriga, mis on, või autoga, mis on nagu selle ettevõtte oma. Ja mõtles, et kuidas see nagu on, et nagu viiakse jälle mingi asi nagu koju, eks ole, tehakse selle oma nagu asja sellega ja siis tuuakse tagasi. Ja kuidas ta teeb nagu oma inimestel selle asja selgeks. Ja vaatas üks päev, see sama mees, kes kogu aeg nagu sõidab selle asjaga koju, et tema jope on nagu seal, nagu toolileeni peal. Võttis jope, pani selga. Mees kohe küsis, kuidas sa minu jopet nagu võtad, eks ole, et kuidas sa niimoodi minu jopega siin lähed? Mina lähen sinu joppega, sina lähed minu traktoriga. Siukene hea lugu ja teate, sellepärast ma ütlengi, et ärge kartke, et neid lugusid tuleb kogu aeg, igalt inimeselt tuleb neid lugusid ja pange 2 märksõna kirja, õppige vähe, esitate uuesti. See, kuidas koolijuht esitab õpilastele oma loo, uske mind, need jäävad hinge. Nemad hakkavad neid edasi rääkima ja nii sünnibki siuke hea, natukene nagu muinasjutulik Eesti, uus Eesti. Ja teate, viimane lugu, mida ma tahaksin teile veel jagada, oli tegelikult ka hea lugu, kuna mina oma kooliga seoses, mul on alati see, et ma olin kunagi, juhtisin lapsest peale juba, ma armastasin igast asju, ma olin muinsuskaitse liikumise juht oma piirkonnas ja koolis ma kogusin koolilegende. Andke õpilaste üles koolilegende koguda. Oi, tuleb palju, eks ole, sest vilistlased tahavad kõik rääkida kogu aeg. Meie koolis oli ka hea lugu tegelikult, meie koolis oli hea lugu selline, et see oli 52. aasta sügis, nõukaaeg, siuke vahva, ja toimus ka siukene tõsine mäsu, sellepärast et kriitilised ajad ja õpilastele midagi ei meeldinud, ma ei mäleta enam konkreetselt seda lugu nii hästi, et öelda, et mis ei meeldinud. Ja tuli koolidirektor sinna ette ja ütles, et teate, teie lapsed, teie ülesanne on nii, nagu ütles Vladimir Ivanovitš Lenin, õppida. Tagapingis tõusis püsti üks noormees. Mis ta vastas? Pole häid ega halbu õpilasi. On vaid halvad. Ja tsitaadi lõpp, Jossif Stalin. 52, kujutage ette. See lugu lõppes sel hetkel. Sellepärast, et sel hetkel vist Jossif Stalin oli veel ilusasti pukis, nii et õpilased said oma tahtmise, aga lugu jäi kummitama ja kõnetama mind. Nii et mis ma tahaks teile nagu soovida ja ma loodan, et te võtate kaasa, on see, et tõesti, teie poole vaadatakse säravate silmadega ja ma loodan, et ka teie vastate neile säravate silmadega. Nii et aitäh minu poolt, küsimused. Olge head, aeg küsimusteks. Aitäh! Palun, kas Mardile on küsimusi saalist? Jah. Kuid ma näen, et küsimus on... Margit, ma võin lugeda muidugi endal ise. Nii, mida sina oled teinud juhtidega, kellel on tulemus, aga väärtusi ei ole? On küll, jah, hea küsimus. Teate, ma olen
ma ütlen teile ausalt ka, ega ma olen mitu korda siis üritus on luhtunud katse. Ja kui aus olla, siis lõpuks ma olen teinud alati otsuse. Ja see otsus on see, et meie teed lähevad lahku. Et midagi ei ole, aga veel kord, väärtusi ei saa muuta muidugi, kompetentsi saab muuta, käitumislikku poolt, kui tegelikult sellega näha vaeva. Aga nende väärtustega on jah see, et neid kahjuks, need kas sellel inimesel sobivad organisatsiooniga või ei sobi. Ja nii nagu võib-olla eelkõneleja ütles, et ärge ka peljake, et sellel inimesel kindlasti need väärtused võivad sobida mõne teise organisatsiooniga. Nii et ta võib olla suurepärane inimene kusjuures. Ja näiteks mitmedki inimesed, kellega minul on teed läinud lahku, me suhtleme väga hästi ja meelsasti ka täna. Mitte niimoodi nagu puiselt, et tere või või niimoodi. Ei, täitsa normaalsed, aga lihtsalt nagu ongi see, et me oleme aru saanud, et teed on läinud lahku teatud põhjustel ja need põhjused ma üritan vähemalt alati selgeks teha, et mis see põhjus. Aitäh! Aitäh! Mart, mina olen olnud sinu meeskonnas kaasas siis, kui sinu üritus võib-olla nii hästi ei kanna ja tuleb veel kord rääkida ja ma võin kinnitada, et inimesed, kes on aidatud tol hetkel, kui me koostööd teinud oleme organisatsioonist välja, on raudselt leidnud oma tee ja tulnudki sind pärast tänama selle eest, et kõik on läinud hästi. Kas sa tead, et täna on üks Amservi esindus Eestis ka, kus iga palgapäeval läheb esinduse juht ja surub igale inimesele personaalselt käppa ja tänab teda tehtud töö eest? Näed, kui nii sa ütled, ju siis on. Hästi. Ma annan sulle au selle eest, et sa oled lugudega tegelenud nii pikalt ja põhjalikult. Ütle mulle, sinu kõige noorem laps läheb järgmine aasta kooli. Mis sa talle kooliteele kaasa ütled? Ma ennem ütlen veel, enne kui ma ütlen, et mis ma talle ütlen, ma võin teile öelda, muide, kõige huvitav on see, et minu teine laps praegast, kes hakkab keskkooli just või gümnaasiumi lõpetama, huvitaval kombel räägib oma koolijuhist mulle üle nädala. No täitsa müstiline. Et mis koolijuht on jälle nagu teinud ja mis seal toimub ja miks, et nagu siukene lugu. Ta räägib ka õpetajatest, aga ta räägib mulle just ka koolijuhi toimetamisest, mis on väga huvitav. Nii et teid jälgitakse, teist räägitakse ja lapsevanemad kõik nagu kuulevad ja saavad teada. Nii et te olete eeskujud väga, väga suured. Aga mis ma oma väiksele kaasa ikka annan nagu? Ütlen, et tead, ma ütlen talle, et reeglid on väga olulised. Jah. Aitäh sulle, Mart! Tead, seda kingitust üle andes on minul sinuga seoses üks lugu. Aastate eest ühes organisatsioonis, kus sa olid kiire juht, olid sa ükskord see mees, kes käratas üle saali. Ei, ma ei. Mulle aitab, ma ei taha, et te jätkate lindude keeles. Siin on sulle linnumaja selleks, et linnud saaks jätkata lindude keeles. Aitäh sulle! Aitäh!